Yeah, she's a supergirl. Anu Saagimi podcast Hea tüdruk. Supergirls don't cry. Saadet juhib Piret Tali. Yeah, she's a supergirl. Saate toob teieni Kiven. Kaasaegsed ja inspireerivad juveeliehted. Ja käes on jälle aeg rääkida Anuga otse tema elust. Meie 4. podcasti hooaeg ja juba mitmes saade. Eelmine kord me jõudsime välja sellesse lühikesse, aga värvikasse perioodi, millal oli Karl Tannhammer su elus ja me peaaegu rääkisime saate lõhki. Me lõpuks jõudsime minu eluloo juurde, mis on ju selle saate eesmärk olnud. Aga me oleme kogu aeg hälbinud mingit. Me oleme hälbinud sellepärast, et armsad vaatajad, teil tuleb nii toredaid küsimusi ja iga kord, kui ma loen neid, no ma tõesti ma olen vapustatud, ma olen väga õnnelik ja ma tahaksin kõikidele nendele küsimustele vastata. Me peaks eraldi saate täiesti selleks tegema. Eraldi ilusaade ja eraldi nagu doktor Noormani nõuannete riik, ja siis on eraldi veel need nõuanded, mis on nagu ilu jaoks, need, mis on suhete jaoks ja need, mis küsivad sinu elu kohta. Minu arvates meil on nagu lahendatud kogu Delfi tasku temaatika kuni lähima 2 aasta peale. Ja, et me jääme siia pikemaks ajaks, aga tõepoolest, et aitäh, et ärge lõpetage neid küsimuste saatmisi sellepärast, et need on minule vähemalt emotsionaalselt ka hästi tähtsad, et ma tõesti loen nad kõik läbi. Ma pean tunnistama, siin on selline patakas, ma olen ka nad välja printinud ja ma aeg-ajalt, kui mul on see vaba hetk ja tõesti korraks saan lõõgastuda, siis ma vahel lihtsalt loen neid ja ma olen väga happy, ehk siis saatke skandaalne@delfi.ee, kuna meil lähevad loosi ka imetoredad asjad nende toredate küsimuste eest. Ja eelmises saates ma võib-olla unustasin mainimata on Avoni tooted siin. No täiesti imeline silmaloo värvide komplekt ja huulepulgad. Täpselt Anu värvid. Ja minu lemmikvärvid, mul on praktiliselt alati punane huul. Ja ma saan aru, et mina olen selline tagasihoidlikum tüdruk, aga mul on sattunud ka ikkagi iluhitt, mis on Buduari 2022. aastast ja see on ternes piimaga selline hügeeniline huulepulk, mis aitab huulelõhede vastu ja kunagi ikkagi tulevad need päikselised päevad, mis ilmselt mõjuvad inimestele, kes väga päikest armastavad, väga halvasti nahale. Ma saan aru, et sina oled kogu aeg pruun nagu sigur, et kas sina ei karda päris päikest või? Ei, ma tean, et siin on kahtipidi arvamust nüüd, et osad, kes siis kasutavad hästi päikesekaitsevahendeid igasuguseid, aga mina olen mingite osas üsnagi skeptiline. Ma ei ütleks, et ma neid üldse ei kasuta. Aga kui ma nüüd siin igapäevaselt ringi liigun või lihtsalt aias Saaremaal toimetan, siis ma ikkagi ei kasuta neid. Et jah, selleks on teatud põhjused. Ei, kui me võrdleme, meil on rassi vahe, sa oled nagu käinud... ma tulin just Malagast ja natuke aega enne seda ma olin Tais pikalt, et kuule, siin ei olegi võrrelda, kui sa ei ole kuskil päikese all käinud talvel või kevadel, siis sa ei saagi olla sama värvi nagu mina olen. Aga paljud inimesed ju tohutus hirmus elavad nahavähi suhtes ja ainult purgipäevitust kasutavadki. Ja sellepärast ma nagu ei keksigi siin, et mul ei
igasuguseid teooriaid on, ühed ütlevad, et need päikesekreemid on täis keemiat pluss, et sa lähed ja möksid ennast seal iga 2 tunni tagant sellega üle. 40 faktorise kreemiga. Ja siis sa lähed ju merre või ookeanisse ja te ei kujuta ette, kui palju on saastatud need miljonid inimesed, kes käivad nende sun factoritega seal ujumas, et jah, see siin on, ma ei taha laskuda, sest me räägime siin toredatest ilutoodetest ja ma tean, et paljusid inimesi see aitab ja see on heledannahalistele väga vajalik, et nad kasutaksid kaitset, et ma ei taha sellesse hetkel praegu rohkem süveneda. No aga räägime ikkagi eluloolistel teemadel, sest me ei suuda ilmselt kõikidele nendele küsimustele vastata, kui üks inimene küsib, et mida sa istutaksid oma peenrasse, teine küsib, et kui sa oleksid peaminister, mis erakonda sa kuuluks ja millised mehed sulle meeldivad, aga kuidas selle Rootsiga siis oli, et see koht, kus me lõpetasime selle jutuvestmise, oli siis see, et sa ütlesid, et sa austasid Tannhammerit kui inimest just seetõttu, et ta aitas sind sellest üsnagi ebameeldivast olukorrast välja. Just, et see ebameeldiv olukord, vaadake siis meie eelmist podcasti, seal me rääkisime seekord pikemalt sellest. Ma tahtsin selle juurde ka jääda, et sa küsisid, et seal oli päris õudsaid lugusid, millest me rääkisime ja ma ei armastanud teda ja see suhe oli nagu ta oli, suht hektiline ja kohati ka vägivaldne, siis samas ma mõtlen, et kui ma elasin Stockholmis ja see oli see aeg 90-ndad, kui hakkasid siis Eesti sai vabaks ja hästi palju lasid jalga, varvast viskasid siit. Ja tuli mulgi seal tuttavaid igasuguseid sulelisi ja karvalisi jõudis Stockholmi ja ma nüüd tagantjärgi mõtlen, et issand, kui tore mees see Tannhammer oli, et paljud ütlevad küll, et ta kasutas siin võib-olla inimesi ära ja nende lihtsameelsust ja rumalust ja mida edevust ja mida iganes, siis paljud, kes tulid tol ajal Stockholmi, tal oli ehitusfirma ja ta aitas ka väga paljusid eestlasi. Ehk siis ta võttis nad tööle. Loomulikult tegi ta seda pimedalt, maksis neile cashi. Ei maksnud makse, eks ta selle eest hiljem sai ka karistada. Aga ta aitas väga paljusid jalule, et ma isegi imestasin, et ükskõik millised tuttavad või sõbrad või pooltuttavad isegi ma kohale tõin või kes muga ühendust seal võtsid ja tuttavaks tegin ja ta võttis nad kohe tööle, et ma arvan, et see oli paljudele väga tõhusaks hüppelauaks seal tookord, et nad saidki kuskilt otsast hakata pihta nagu oma eluga. Ja ta oli ka lahke selles suhtes, et ta andis raha alustamiseks ja ta koduuksed olid alati valla, meie maja uksed olid alati valla, inimesed said meile külla tulla, süüa juua täpselt nii palju, kui nad soovisid. Ja ma arvan, et kui sa tuled kuhugi võõrale maale, täiesti tundmatule maale, sa ei tea mitte midagi, et selline toreda seltskonna või atmosfääri, kuna ta oli selline hästi nagu joviaalne inimene, et ta oskas nagu teha sellise olukorra või luua meeleolu, et kõigil oli tore, lõbus, ta oli avatud, kõik võeti avasüli vastu, et need peod, mis toona meie majas aset leidsid, need on unustamatud, et vahelt ma olen neid pilte kuskilt leidnud, õnneks me midagi pildistasime ka siis üles ja siis, kui ma vaatan neid, siis ma mõtlen, vau, et kas tõesti, jaa, loomulikult ja siis mulle tundus nagu, et pidu peo otsa ja võib-olla see aitas ka neid nii-öelda Eesti pagulasi siis tol hetkel emotsionaalselt. Ja ta oli ka nõu ja jõuga abiks seal, et kuhu minna, kelle poole pöörduda ja nii edasi. Lõpuks jõudsid meieni ka paadipõgenikud. Need, kellest on siis tehtud mängufilm Sangarid ja kellest üks oli siis Alex Lepa. Ja tema istus vist vangis Soomes sel ajal veel. Aga seal oli ülejäänud. Ma ei tea, üks meesterahvas ei soovi võib-olla oma nime avaldamist, sest tema hakkas kohe väga korralikuks kodanikuks. No miks mitte öelda Harri, kes hakkas väga
korralikku elu elama, siis ühesõnaga kuulelikku, tahtsin öelda seaduse kuulelikku just elu elama ja ka tegi oma firma ja ehitusfirma ja oli väga töökas ja tubli. Ja võib-olla need paar ülejäänud siis olid natuke sellised piraadid või? No mõned juveeliärid röövisid tühjaks ja midagi muud hullu, paar väliseestlast vist ka rööviti paljaks. Midagi muud väga jalust niitvalt ei juhtunudki. Just. Aga nad olid muidu toredad. Nad olid väga karismaatilised, ma arvan, ja põhimõtteliselt võeti neid Rootsis vastu kui rahvuskangelasi ja vabadusvõitlejaid ja nad andsid igal poole intervjuusid ja kindlasti olid nad väga šarmikad mehed. Või on siiani ju. Ja ma arvan, et isegi kuigi ma Rootsi kolides ei tahtnud eestlastega eriti või selle Rootsi eestlaste seltskonda ma ei tahtnud eriti sulanduda. Ehk siis, kui mina jõudsin sinna, mina ei hakanud otsima siis Rootsis elavaid eestlasi üles. Et kus on must leib ja... ei, mitte isegi seda või et miks need tavaliselt üles otsitakse, et sa saad kuskilt otsast alustada. Et saad infot, saad kuhu minna, mida teha, kuidas edasi käituda ja sa kuidagi siis, ikka oma otsib oma, on ju. Aga ma seda ei tahtnud, aga lõpuks ikkagi kogunes siis see uus punt, kes tuli Rootsi, siis nad ikkagi kuidagi leidsid tee meie juurde. Et see oli tore aeg ja kahetseda ei ole midagi ja midagi hullu ei juhtunud. Et nüüd ühe korra lihtsalt rööviti meie maja paljaks mingil hetkel lihtsalt. No kes seda tegid, kas see selgusil? Ei, kahjuks mitte. Ma ei tea ja ma olen hiljem mõelnud seda, et see oli ikkagi organiseeritud, kas siis inimesed, kes olid siis meie pool käinud, silma peale pannud kõik nendele kullahunnikutele, Stannamäär tõesti armastas mulle väga palju millegipärast kulda osta kokku. Ja need pidid mul kaelas ja küljes olema, ma ei tea, mis staatuse märki see siis tema jaoks tähendas. Ja kuna me pidasime ka antiigiäri seal ja meil oli väga palju vene kunsti ja vene sellist vene juveele ehk siis samamoodi vene emigrandid, siis immigrandid tulid siis Rootsi ja müüsid oma siis vara maha, et elu alustada, et seda staffi oli meil hästi palju, et kas oli nüüd siis keegi siseringist või ühel hetkel mul hakkas lihtsalt tunduma, et juhtus selline kummaline moment ühel õhtul, et me läksime kinno Stannamäeriga ja seal panin oma mingit kostüümi selga ja pärast pidime sööma minema ja proovisin ühte ketti kaela, vaatasin, selle kostüümi juurde sobib, panin teise ka veel, siis võtsin ära. Ja siis vaatasin, need kõrvarõngad on ka liiga need kullast mingid, liiga rasked või, et mis ma ikka neid panen ja võtsin ära, panin sinna, hakkasin oma buduaari lauakesele panema ja siis ta ütles, et ei, Anu, sa paned kõik asjad endale praegu külgi nii palju, kui mahub. Aga ta ütles seda kuidagi teistmoodi, mingil teisel toonil. Ma seda viisin hiljem kokku. Ta teadis, et keegi tuleb. Ta teadis, et keegi tuleb. Pärast hakkasin mõtlema ja ta ütles, ei, pane see sõrmus veel ja see, et nii palju huvi ta polnud kunagi näidanud üles, et ma peaks nüüd tõesti kõik asjad korraga külge panema. Ja käisime kinos ära ja siis söömas ka ja üldse ta oli närviline tol õhtul. Et isegi selle peale, kui ma ütlesin, et peale kinos käime, ma ei viitsi, et tule nälga, et võta mingi pitsa, lähme koju ja me ei, lähme kindlasti, siis me olime hästi pikalt veel kuskil restoranis, kui me koju jõudsime, siis uks oli küll kinni, aga meil oli keldriaken oli siis sisse löödud maja keldris ja siis sealt kaudu justkui, aga see tagantjärgi mõtlen, et see auk oli liiga pisiki, sest ei saanud sisse, kui ma hakkasin neid pusletükke kokku panema ja siis tulime uksest sisse, siis kõik seal olid mingisugused kapid olid seal segamini paisatud ja siis keset elutuba vedeles mingi revolver, mille peale ma hakkasin kohe karjuma ja lahinal nutma, siis mulle tundus, et issand, mul mingi röövel on seal veel kuskil, et milline röövel jätab oma relva maha demonstratiivselt keset elutoa põrandat on ju, siis ma nägin, et minu buduaari sahtlid olid kõik lahti kiskud, kõik kuld ja kõik ehted asjad olid ära viidud. Kus kummaline asi oli, ma pean siin kohal ütlema,
et ma olin tulnud vist nädal aega tagasi Eestist ja üks eestlane, kes plaanis tulla Rootsi elama, andis mulle terve hunniku kulda kaasa, et ma viiksin selle nagu Rootsi juba ära, et siis kui ta tuleb, et tal oleks nagu midagi, tal oli hästi, sellistes kuldkettides oli see kuld, põhimõtteliselt terve hunnik nagu. Ja tol päeval olid ma ei olnud, või üldse mitte isegi tol päeval, vaid tookord oli mingi samest kotikeses oli see hunnik kulda ja ma ei olnud seda kuhugi sahtlisse ega mitte kuhugi pannud. Ma olin lihtsalt elutoas pannud kamina ääre peale selle samet kotikese selle kullaga ja see oli seal alles. Aga seda ei teadnud keegi, et ma olin selle sinna kamina, ma olin ühest kohast teise tõstnud sellel päeval selle mingil põhjusel. Kas valmis pannud, ma teadsin, et see inimene tuleb homme, jõuab Rootsi, et siis ta on mul seal olemas. Ja Tannamäär ei teadnud seda, et ma olin ühest kapist selle välja võtnud ja teise kohta pannud. Ja ma hakkasin pärast mõtlema ja kui me jõudsime koju ja ma seal ulgusin juba, karjusin, Tannamäär ütles mulle, jää vait, mida sa hüsteerid seda on ju. Ma ütlesin, helistame politseisse ja ma olin šokis, vaata, kui sa Maia röövlit tulnud, sa oled endast väljas. Ta nagu ei olnud. Lepane ja vastik tunne. Ja, aga ta nagu väga ei olnud, ütles, et mida sa röögid ikka, et see ei aita nagu, okei, ka õieti öeldud loomulikult. Ja siis mul oli, ma näen, et kõik minu asjad on ära võetud ja siis mul järsku laksas, ma mõtlesin, issand jumalaga, inimene andis mulle Eestist hunniku kulda kaasa. Kus on nüüd, saad aru, ja ma läksin sinna kamina juurde, ma näen, et see kott on seal alles ja ma veel hõiskasin, ütlesin, halleluuja, jumal tänatud, need asjad on vähemalt alles. Ja siis ta vaatas ja see pilk. Et ma arvan, et tegelikult olid, ei. Mina arvan, et tegelikult oli selle hunniku kulla järgi tuldud, mis oli palju väärtuslikum kui minu kullast mingisugused vidinad ja ketid ja asjad. Need on palju keerulisem müüa järelturul, ma ei tea. Ta nagu ehmatas see hetk, nagu ta ei rõõmustanud, et see oli alles, vaid ta nagu ehmatas. Ja siis ma mõtlesin pärast, kui mu mõistus oli kohale jõudnud, seal võib-olla nädalaid hiljem, et miks ta selle peale nagu ei rõõmustanud. Et mul oli nagu pigem mure selle pärast, et nüüd jään mina kellegile võlgu, sest keegi ei usu, et kuule, et päev enne, kui meie tuleme nüüd Eestist, on ju, me andsime sulle need asjad kaasa ja sa väidad umbes, et röövlid käisid ja varastasid ära. No tundub nagu muinasjutt ja keegi poleks uskunud mind. Ja see kuld oli alles ja ma rõõmustasin ja tema ei rõõmustanud. Et seal oli mingid sellised nüansse, hiljem ma vaatasin ka seda keldri akent, muidugi me kutsusime politsei, kõik oli fikseeritud, aga ma vaatasin ka seda keldri akent ja sealt nagu kuidagi, see aken ei olnud ka nii, et lööd sisse, siis keerad seestpoolt lahti, vaid ta oli lihtsalt auk löödud, et nagu justkui midagi oleks toimunud, aga sealt nagu inimene sisse ilma, et sul, ma ei tea, et sa ennast seal võib-olla verd oli ka meil kuust juures piserdatud ikkagi natuke seal elutoas, ma hakkan mõtlema, aga kuidagi see auk oli liiga väike, et sealt sisse saada, et sealt oli kuidagi teistmoodi sisse. Kellelgi oli pidanud ikkagi võtli olema, ütleme nii. Või oli jäetud terrassi uks, meil oli terrass, meil oli rõdu ja sinna õue poole, et võib-olla oli jäetud siis lahti. Et mingi selline asi oli korraldatud. Miks tal oli seda vaja teha? Võib-olla tal ei olnud nii õudset raha probleemi, et ta oleks pidanud nüüd selle ära varastama. Ma ei tea, see on jäänud müstika valdkonda ja kuna inimene on ise ka surnud, siis ma ei saa seda nüüd järgi küsida, et kindlasti ta täna ilmutab mulle unenägudes ja räägib, mida sa räägid siin, hullu juttu. Aga sul ei olnud siis pärast hirm seal edasi elada? Õudselt kohutavalt hirm oli, ma mäletan, ma jäin ühel õhtul üksi, olin kodus ja köögis vist seinakalender või mingisugune pildikene kukkus sealt alla, täitsa ise kogemata. Hirmukrambid, ma sain iga asja peale, ma ei suutnud seal majas enam olla, sellepärast, et iga krõps või iga asi, sa mõtlesid, et järsku keegi tuleb sealt altkorruselt või aknast, meil hästi suured klaasakna või need klaasseinad aknad, et kohutavalt hirm oli ja sel ajal oli ikkagi Tannamärile pandud mingi silm peale, sest ma avastasin, et kui teda kodus ei olnud, siis meil
käisid aias nagu, ma järsku näen, et mingid inimesed hiilisid nagu, no ma ei kujutanud seda ette, lihtsalt hiilisid seal puude ja põõsaste vahel nagu ringi, et maja oli nagu mingisuguse vaatluse all, see oli väga vastik. Et sealt me kolisime varsti ära ka, et seal ei olnud nagu võimalik enam normaalseks jääda nii-öelda, et oli suur hirm. No, sina ei pidanud kuritegelikes aktsioonides osalema. Et ei, ma räägin jälle, nagu ma eelmises podcastis ütlen, et ma ei teadnud mitte midagi, kui sa ei tea mitte midagi, mis su ümber toimub, sa oled täiesti sinisilmne, sa ei saa mitte millestki aru, sa ei taha võib-olla uskuda. No, nii lihtne see ongi. Noor ka, et sa ei saa nagu aru, et kas toimub midagi või ei toimu midagi ja mis seal selja taga, mis ärisid või mis asju seal tehakse. Ma ei teadnud tõesti seda. Aga kui sa võrdled Soome ja Rootsi ühiskonda, ma saan aru, et soomlastega on sul selline armastuse ja vihkamise suhe, et ühtepidi sa oled öelnud, et ma hea meelega läheks sinna vanaduses elama, sest mulle meeldib, kuidas nad aeglaselt räägivad ja see on minu turvariik. Kas sa ei ole ju kuulnud, et Soome on ju maailma kõige õnnelikum riik? Ma ei tea, Mina usun seda. Siin on inimesed olnud skeptilised ja seda on mult mitu korda küsitud ka, et see ei ole võimalik, et ei ole, ma ei usu, et soomlased on maailma kõige. Aga Rootsi suhtes ei ole sul mingeid tundeid? On küll, mulle väga Rootsi meeldib. Mulle meeldivad Põhjamaad üldse. Aga sul on ka nagu, üks on nagu suurem armastus kui teine või? Ma soomlastega, mul on selles mõttes Soome maaga on mul selles mõttes suurem armastus, et võib-olla me oleme sarnasemad nendele. Rootslane on väga uhke. Seal see seltskonda ja sellisesse society'sse nagu ei pääse. Et siis sa seal peadki olema, sa lood oma võrgustiku, sul on oma seltskond. Soomes on võimalik pääseda lähemale, nagu siin Eestiski. Sa pääsed ju lähedale presidendile, kunstnikele, avaliku elu tegelastele. Siin on kõik olemas. Ma tunnen seda sama Soomes, et ma pääsen lähedale, kui ma olen ise tubli, kui ma olen hakkaja, kui ma olen aktiivne, uudishimulik, julge, siis ma pääsen lähedale. Võib-olla just sellepärast, et Soome on ka siis nagu noor riik, mitte vanem kui Eesti, kuigi nendel okupatsiooni ei ole olnud, aga Rootsis on ikkagi mingil määral klassiühiskond. Ma ütleksin, et Rootsi on väga kuninglik riik. Täpselt on just selline nagu peen, kuninglik, uhke. Soomlane on lihtne ja see võib-olla mulle rohkem meeldib. Ja Soomes elavad rootslased, see on eraldi kategooria, et sinna on raskem pääseda. Et selle seltskonna, kus sa Soome rootslastega juba suhtled, siis see on ka, me ei taha öelda, et staatus või väga peen või milleks meil seda vaja on, aga see on tore. No sest paljud Eesti ärimehed on ju öelnud, et nad on omandanud soome keele, läinud sinna äri tegema ja siis nad lähevad juhatuse koosolekule ja avastavad, et kõik räägivad rootsi keelt ja nad on nagu tummad leilis. Just, et ma soovitan väga, et kui sa tahad äris edukas olla Soomes, tegelikult õpi rootsi keel ka ära. Et see on väga suureks abiks seal. Et peenemad inimesed, targemad inimesed, soomlased ise räägivad teatud olukordades ja situatsioonides rootsi keeles. Et ma ei kujutaks ette, et Soome president näiteks ei räägiks rootsi keelt puhtalt. No neil on ju koolis ka 2 keelt, eks? Jaa, aga osad seal naeravad täpselt nagu meie venelaste üle, et mulle ei meeldi, on ju see, natuke see naabri viha ikka on, eks ole. Et ma ei taha rääkida seal, ma ei kavatsegi seda rootsi keelt korralikult ära õppida ja aga need, kes on targad, need õpivad alati ära. Et ma arvan siin ka, et tark õpib ka vene keele ära, et vaenlase keelt tuleb osata. Aga ma arvan, et teie juures ei käinud Rootsis ainult ju Eesti emigrandid, vaid ka vene emigrandid. Et ilmselt ei olnud see Dan Hammer, kes vene keelt oskas, vaid sina. Ja, ma olin tihti peal, ta ajas mingit äris, ma olin ka tõlgiks tegelikult vene-soome keeles. Sest ükskord me jagasime taksot ja ma olin üllatunud, kui hästi sa vene keelt räägid. Jaa. Aga kas sa õppisid selle koolihariduse? Mul oli tohutult ja ma toon siin toreda näite jällegi, et kuidas sa õpid ära keeled, et või tekitad huvi millegi vastu, et antud juhul meil on ju vastasseis Eesti-Vene ja mu laps on samamoodi öelnud, et ta ei õpi elu sees kooli ajal, ütles, ma ei viitsi seda vene keelt kuigi teil oli vene lapsehoidja, ma saan aru. Ja vene lasteaias käis ka minu mahitusel ja nii edasi. Et parim õpetaja on see tore, avatud,
rõõmsameelne õpetaja. Mul 3 vene keele õpetajad, kõik nad olid meeletult ägedad naisterahvad. Siin Eestis? Eestis, jah. Ma õppisin siis Tallinna esimeses keskkoolis, mis on GAG, täna Gustav Adolfi gümnaasium. Ja sinna oli toodud vene keele õpetajad, kes olid puhtad venelased, nad ei rääkinud eesti keelt, natukene võib-olla seal lill, kook, päike, aga nad olid puhtad venelased, nendega sai suhelda ainult vene keeles, muud moodi ei olnud võimalik. Ja hämmastav oli see, et sellest hoolimata, et nad ei valdanud eesti keelt, nad rääkisid nii põnevaid asju, nad rääkisid vene kirjandusest, filmidest, kunstist, ma mäletan. No, iga tund olid nii põnevad teemad, et ma ei saanud nagu, ma tahtsin aru saada, mida nad räägivad, sest me arutasime mingisugustel teemadel. See ei olnud vene keele tund, et õpi nüüd need 10 sõna homseks. See oli kultuur. See oli kultuurishokk, ma mäletan, paljudele minu klassikaaslastele ka. Ja me lihtsalt õppisime seda vene keelt, sest ma tahtsin aru saada, ta rääkis nii põnevatest asjadest, et need viisid mind omakorda vene kirjanduse juurde. Ma lugesin läbi, kui nad eesti keeles alguses, need raamatud loomulikult, aga see viis mind nagu selle vene kultuuri juurde. Ja nad olid, üks oli hästi noor, sest ta oli nii lahke, ta oli nii tore. Ja ma mäletan, meil klassis tekkis nagu selline tunne, me tahtsime teda nagu hoida, me ei tahtnud, et ta haiget saab või me ei tahtnud teda isegi kiusata või mõnitada. Või ta oli nagu meie sõbranna. Ta oli ilmselt hästi noor õpetaja. Ja siis üks oli jällegi, mõtlen, mis lapsele siis mõjub või noorele inimesele, mis mõjub. Ta oli imeilus, ta oli daam, ta oli imeilus, ta oli alati soeng, küüned olid lakitud, ta oli nii sätitud, ta käis väga stiilselt riides ja sa näed, et ta oli nagu täpselt sealt kuskilt nagu Anna Kareninast mingi selline tegelaskuju. Ja siis ta rääkis ka sellest Anna Karenina ajastust nii kihvtilt. Ja me olime nagu švammid ja mitte keegi ei sundinud meid õppima vene keelt. Me tahtsime seda õppida. Ja siis me imestasime teistest koolidest nagu ma imestasin mõnda oma sõbrannat, kui vastikult nad rääkisid sellest vene keelt, mi taha, see on rüsside keel, nad on samamoodi rääkisid okupandid ja ma ei tea, mis on, nagu meile kodus kõigile sisse süstiti. Täpselt nagu nemad kutsusid meid fašistideks, meie ütlesime ju ka igasuguseid toredaid sõnu nende kohta. Kuhu ma jutuga jõuda tahan, ma tahan öelda seda, kui täna surutakse meile peale tohutult seda meie venelastele, Eestis elavatele venelastele, sunnitakse neid eesti keelt õppima, siis sellega te ei saavuta mitte midagi. Ma kogu aeg kuulan, kuidas räägitakse sellest nii palju, jahvatatakse, on ju, kohustuslik, nad peavad hakkama juba seal lasteaias seda rääkima ja siis nad ei tohi umbes, nüüd ma utreerin, on ju, omavahel ka vene keeles rääkida ja koolimajas üldse mitte ja lõpetage see sundimine ära. Kui te sunnite, ma ei taha mitte ühte asja teha. Ma vihkan seda, ma toon kohe näite. Mul oli inglise keele õpetaja, kes rikkus mu elu ära. Ma ei tahtnud kooli all sõnagi inglise keelt õpetada, sest iga kord tema tundi minnes ma kuulasin, kuidas ta mõnitas minu välimust, minu juukseid, küll oli, ja üks mu klassikaaslane samamoodi ei meeldinud temale. Samamoodi selle poisi juuksed, need olid hästi paksud, kohevad, no mida ta saab teha, kas ta peab ennast kiilaks ajama või? Ja mina jäin ka kogu aeg hambusse. Ja tunnid algasid meie mõnitamisega. Meil oli hästi väikesteks klassideks tehtud 7 klassid jagatud gruppidesse. Ja meie õpetaja oli selline. Ja mida ma kuulan terve tunni ajal, kui loll, kui vastik, kui inetu, see on ehtne kooli kiusamine õpetaja poolt ja ma ei tahtnud inglise keelt õppida, ma ei õppinud praktiliselt ühtegi sõna, ma ei tahtnud sinna tundi minna. Ma mõtlen ka loll, et ma sellest kellelegi ei rääkinud, ma oleks saanud gruppi vahetada mõne teise õpetaja juurde, aga nagu tol ajal käsk oli käsk ja nii sa pidid olema. Mul on sellest nii kohutavalt kahju, ehk see on hea näide. Ma ei ole andetu ja loll, ma olen muud keeled kõik ära õppinud. Ma ei saanud kooli ajal korralikku inglise keele haridust, sest õpetaja oli vastik. Ta oli õel, ta oli kuri. Ma ei hakka ta nime, vaata jällegi, halbade inimeste nimed jäävad meile paremini meelde kui heade inimeste nimed vahel. Ja ta oli tõesti õudne inimene. Ma nägin õudusunenägusid sellest. Mul oli inglise keel oli mulle vastik.
ja ma õppisin puhtalt ära vene keele. No mida see näitab või mida see tähendab? Ehk siis ma tahan tänases Eestis nagu ka paluda seda, et ärge sundige neid vene noori näiteks. Te peate. Nad saavad sellest aru, nad õpivad ise. Nad saavad aru, et see on neile vajalik, kasulik, et siin hakkama saada, võib-olla parem töökoht saada, üldse Eesti sõpru saada või nad ju õpivad inglise keele ära, nad oskavad ju inglise keelt paljud suurepäraselt. Aga see, et te pressite poolvägisi neid käsu korras valdama eesti keelt, see on sigadus. Ja mul jäi vahepeal selline tunne, et kuulge, nüüd lõpetage ära, et kas nad ei tohi siis koolis, kui nad on seal sigi-sogi segamini on ju, nad omavahel ju räägivad nagunii vene keeles. Te ei saa ju ära keelata, et kas tulevad need ajad täpselt tagasi, et kui sa räägid meie koolis vene keeles, märkus või välja või ma räägin su vanematega või no, see ei ole ju võimalik ja ma mõtlen, et kui sel ajal, nõukogude ajal oli nii, et oli ju, meid taheti venestada, aga meid ju ei venestatud, meil oli ju eesti keel, meil oli eesti keele tunnid, me rääkisime omavahel eesti keeles. Praegu nad õpivad palju vähem eesti keelt koolis. Just, meil olid laulu ja tantsupeod, kõik olid eesti keeles. Ma ei tõstata nüüd seda vene korda pjedestaalile, aga ma tahan öelda, nad ei teinud ju seda, et nad oleks meil ära keelanud koolis rääkida eesti keeles. Meil olid ju tunnid eesti keeles. Me olime Nõukogude Liidus, nad oleks saanud sundida ju, et kõik peab kogu haridus läheb vene keelseks. Just. Kõik. Kuidas sina selle Natali nime endale said? See on pikem story ja see ei ole, selle ma räägin elurooramatust. See on Rootsi teema. Ma arvasin, et see oli Rootsiga seotud. Ja see on Rootsiga selles mõttes, et mitte keegi ei suuda nime Anu hääldada seal välja. Et sa pead olema kas Ann või... Ja, see Anu on nende jaoks tähendab mingeid erinevaid. See ei olnud nagu mitte midagi. Ja siis, kui ma nagu nii võtsin 2 perekonna nime ehk Saagim Tannhammer, et siis ma ei võtnud mehe nime. Saagim Tannhammer. Siis, kui selleks nagu nii läks nime vahetamiseks, mul oli lihtsalt selle nimega hakkama saada. Aga kuidas sa jõudsid selle nimeni, et kas sul oli mingisugune sellest ma räägin eluloosse, mind absoluutselt jõuita. See on täiesti nonsense minu jaoks, see on nimi lihtsalt. Aga sa oled siiamaani, ma arvan, ametlikes dokumentides 2 eesnimega? Jaa, kindlasti sellepärast, et siis ma muutsin ju, nüüd ma olen Saagim Radija, mul on 2 perekonnanime. Hiljem ma võtsin esimeses abielus, ma võtsin mehe perekonnanime, teises abielus võtsin 2 tükki juba, ma ei tahtnud oma nimest loobuda. Ja siis 3. samamoodi, et ma tahtsin, et see Saagim jääks ikkagi nagu püsima, et ma võtsin ta nagu tagasi. Aga miks see sinu jaoks nii oluline oli, et sa oled ka kunagi ilma Saagimita olnud? Jaa, ma ei tea, ei oleks pidanud, aga lihtsalt läks nii, et see jällegi nonsense, täiesti, lihtsalt, et oli abiellusin, panime mehe nime, vahet ei olnud, ei mõelnud üldse selle peale. Et sellel ei ole mitte mingit põhjust tegelikult.
ja siis, kui ma võtsin siis mehe nime ja võtsin oma nime ka tagasi, noh siis panime selle nime, et oleks lihtsam Rootsis hakkama saada paberimajanduses ja üldse, kui sa seal inimestega, ma iga kord pidin seletama, mida see Anu või Anju või Annu või mis ma kõik seal olin, et see ei olnud nagu lihtne. Et selles mõttes oli, ma olin Anna ja ma olin igasugused muud asjad, mis nendele olid suupärasemad. Et see oli lihtsalt puht selline pragmaatiline, et see nagu ei ole isegi. Sest mina arvasin, et see sinu Rootsi periood oli pikem, aga see oli ikkagi üsna lühike. See oli suht selles mõttes jah, suht lühike, sest et ma ei oska ajaliselt, ma pean hakkama nüüd kronoloogiliselt vaatama, et ma ei ole kunagi sellesse süvenenud, et jah, ta ei saanud väga pikk olla, sellepärast, et ma ju ikkagi põgenesin Soomest Rootsi, sain paberid korda ja siis juba tuli pilti Ristometi üsna pea. Noh, see siis sisises see suhe mingi aeg, ma olin ikkagi abielus ju, enne kui me Ameerikasse läksime. No kus lühike või pikk, me jõudsime elada kahes erinevas majas, ühes korteris. No mingid, ma ei mäleta nagu aastates, kas paar aastat ikka olin selle ära, ma arvan. Aga ometi ei ole Rootsi sinu jaoks see koht, et sa ütleks, et see on see turvapaik, et kuhu ma tahaks vanaduses ma võin seal elada. Vaata, kaks erinevat asja on kohad, kus sa võid elada, kus sa tahad elada. Ma arvan, et Soomes on lihtsalt minul lihtsam. Nii lihtne see ongi. Või sellepärast, et sa oled seal kauem olnud? Ja... Aga mis ma sealt nii väga ikka kauem olen olnud? No, abielus olnud võib-olla Soome mehega ja jällegi Soome seltskonnas olnud sees. Kõrgseltskonnas. Et ma olen ikkagi Soomes tuntud inimene, et selle võrra ilmselt ka on lihtsam nagu. Aga ma tunnen kuidagi, et me jäime siin ühe koha peal nagu stoppama, et sa natukene pööritasid silmi. Ma ütlesin, et Soome on maailma õnnelikumad, Soomes on maailma õnnelikumad inimesed. See vastab tegelikult tõele, sellepärast ma ei tea, kuidas seal ääremaadel on. See on karm elu seal, sa ei tahaks seal elada. Põhjas. Või üldse seal maal või ma mõtlen vahel isegi mul olid osad tuttavad sõbrannad, kes elasid siis, kuidas ma siis nüüd ütlen, nagu meil siin on Maardu või mingisugusest, Paides. Jah. No kas sa tahad sellises kohas elada? Seal on natuke selline maakate värk või Soome maakad on õudsad. Vaata, ma olin ju ise Sammatis ja Lohja, mis on kuskil 60-70 kilomeetrit. Nad on nagu Ameerika redneckid siis? Et nad on natuke nagu sellised nad on nagu metslased natukene. Selles mõttes on jällegi utreeritud metslased. Aga sa nüüd saad Soomest ja, ma saan jälle. Aga nad on nagu maakad, et nad on lihtsameelsed, lihtsakoelised möhkamid. et see ei ole lihtne, et kui ma mingi see on ikkagi talupoja kultuur valdavalt. Ja kui ma elasin ikkagi Helsingis, eks ole, mingi aja me ei ole selle õudsa 7-11-ni jõudnudki üks mees, kes mind ka aitas tegelikult, aga kasutas mind ka ära. Siis ma pidin käima 60-70, lihtsalt meelde tuletuseks. Võibolla me alguses mingitest podcastidest rääkisime, eks ole. Et siis ma käisin seal 60-70 kilomeetrit Helsingist tööl. Tal olid mõned bensiinijaamad seal, kus ma siis pidin töötama. Ja see kontingent, kellega ma siis seal kokku ju puutusin, ma olin seal kohvikus tööl ju, ma puutusin endaga kokku. Et see ei olnud nagu meeli ülendav või valgustav või tore või nad olid hea südamega võib-olla, aga nad olid kahtlased. Selles mõttes, et nad olid matsid. Nendega oli nagu keeruline. Eriti kui nad armastasid ka juua ja võib-olla see bensiinijaam oli seal ainus küla keskpunkt. Ta oligi see baar, me kutsusime seda Sammati baar, oligi vist. Ja nad käisid seal, see oli nende kogunemiskoht. Nad seal käidi kummi vilistamas, joomas. Ja joomas, nad mängisid nende mänguautomaatidega. No täiesti nagu nendes ehtsates Soome filmides, mida on Aki Kaurismägi teinud, no täiesti üks ühele, täiesti seal. Mul tuleb alati iga kord ei saa füü, aga see on ka mingis mõttes helge selles mõttes, et see jättis mu ellu. Aga sellest ajast on mulle õudusunenäunas lihtsalt see näiteks väike kild nagu jällegi tuleb meelde, et ma ei toitunud ju mitte millestki muust kui Karjala pirukatest.
lihapiiraka, mis on nende see suur rasvane, kuhu on hästi palju liha sisse topitud, ta on nagu selline ümbrik kokku pandud, siin ei saagi sellist pirukat. Karjala piiraka on gurmee, et see lihapiiraka ja nendest ainult toitusin, et ja ma läksin mul ebatõrvislikult, aga ma olin näljas, mulle raha ei antud ju. Ma sain peaaluse, padja ja teki, ulualuse sain ainult selle eest, et ma tegin tööd seal bensiinijaamas ja selles kohvikus ja selle töö tegemise eest sain ma õiguse elada selle omaniku ühes korteris, kus ta siis kasutas mind ära. Saad sa aru, kui õudne. Selles mõttes ma mõtlen, et... Tegid toidu eest tööd? Ma tegin toidu eest tööd ja peavarju eest ja ta ahistas mind seksuaalselt. No, et ma loodan, et ka see mees on tänaseks surnud, ma ei ole guugeldanud. Eelmine kord oli huvitav lugu, et kui me sellest ahistaja miilitsest rääkisime, siis ma ütlesin, et proovisin guugeldada, aga ju ta ei ole enam elus, siis keegi saatis mulle lingi kuhugi riigiportaali, et sealt saab täpselt inimeste nime järgi teada, mis taga on juhtunud ja kuhu edasi ja ma isegi ei vajutanud sinna, et nagu tahaks ma tõesti teada, kas need halvad inimesed on, kas see karma on neid kätte saanud. Et noh, me rääkisime praegu soomlastest ja nende natuurist, et siis kunagi ei tasuks unustada, Helsingis elab teatud kontingent. Kõik, mis on seal ümber, on juba absoluutselt, totaalselt teine maailm. Et seal on nagu suurlinlased ja mujal... See on Euroopa, see on parem minu meelest isegi kihvtim on Helsingi jetset elu ja kultuurielu ja kõik see muu seltskonnaelu kui Eestis 100 korda. Ja mulle väga meeldib see. Aga see, mis seal ümber ja need soomlased, keda me näeme siin, kes tulevad siis turistidena siia, ega nad ei ole ju kõik Helsingist, nad tulevad ju üle terve suure Soome maa ja sinna sekka satub ju igasuguseid toredaid inimesi. No see on ka see, miks mina suhtun sellesse väga skeptiliselt, et noh, kuna Pärnusse maandudes hakkasid nad ikkagi tundma ennast 80ndate lõpul juba nagu kuningad ja võtsid väga elementaarselt seda, et kõik räägivad nendega soome keeles ja siis oli minu sügav põhimõte mitte kunagi soome keelt ära õppida ja kuidagi ilmselt ma tunnen Helsingi suhtes väiksemat respekti kui sina, sest ma tunnen seda halvemini oluliselt. Aga noh, ma saan aru, mis rolli ta tegelikult põhjaeestlastele on mänginud ja kui oluline on see olnud, et see on ikkagi nagu lähim maailmalinn Nõukogude liidust tulnud inimesele. Aga noh, selles mõttes Helsingi on ka ju praegu väga palju muutunud, see ei ole enam selline linn, kuhu sina kunagi sattusid. Et ta on muutunud oluliselt värvilisemaks ja ilmselt on seal oluliselt vähem soomlasi. Seal on hästi palju, jah. Seal on nagu meilgi, Bolt, Volt. On kõik ju taksoga sõidad, sa ju sõidad täpselt samamoodi muulastega, et me oleme samas suunas teel. Aga kui me jõuame jällegi siia, et ma võiksin elada pensionieas siis Soomes, mulle meeldib see kultuur selles mõttes, et nagu ma ütlesin, et see on rahulikum. Me rabeleme, me oleme närvilisemad siin. Seal on ikka kindlad konkreetsed töö- ja puhkeajad, pausid ja seal väga kuidagi tööandjad minu meelest väga-väga jälgivad seda, et inimesed, et nendel jääks aega oma perele ja oma harrastustele. Et seda peetakse tohutult oluliseks. Siin on nagu, me oleme hästi orienteerutud hästi sellisele karjäärile, businessile, kiiresti, rohkem, uhkem, noh, seal ma tunnen sellist nagu rahu, et seda närvilisust on vähem ja seda takka piitsutamist nagu, et... Kas nad on kuidagi tänu sellele, et neil on nagu paremad sotsiaalsed garantiid või neil on olnud kapitalism pikemat aega või meil ei ole ikkagi jätkuvalt kõik inimesed saanud nii rikkaks, kui nad tahaksid ja enam ei saa ka kahju küll? See garantii on see, et nad kiruvad küll ise. Ma mäletan, Risto-Matti maksis ka oma tohutust varanduses, siis kui ta rikas oli. Ta maksis ju makse vahepeal rohkem, kui tal
kui ta teenis või siis kui sa teenid, kui sul on vara, hästi varamaks on ju seal, siis sa maksad 60-70% võid maksta varamaksu, et see on metsik tegelikult. Aga teiselt poolt ma saan ju aru, ehk siis kui sa jääd seal töötuks või suga juhtub midagi või sul on sotsiaalabi vaja, mida ma sain ka oma naha peal tunda muulasena, kui ma läksin ju rääkima siis ühele sotsiaaltöötajale, et mul on täiesti perses, et mind ahistatakse, kuhu ma pean minema, silla alla või raudteejaama või mida ma pean tegema, kui sa lähed rääkima seal. See oli toona. Täna ma ei usu, et see enam nii on, sellepärast, et nii palju on tulnud sinna muulasi. Aga tol ajal veel oli nii, et mind tõesti aidati sealt. Ja mul maksti korter kinni, ma sain mingisuguse stardiraha, ehk siis ma sain need jalad alla. Ja see oleks täiesti ilmvõimatu nagu kui sul ei oleks selliseid sotsiaalseid garantiisid, ehk siis makse. Need maksud on sellepärast nii metsikult kõrged, et enam-vähem, see on natuke nagu kommunism seal tundub. Et kõik saaksid elada mingil kindlal järjel. Just inimväärikalt on selle nimi, sa laguned. Inimväärikas elu, sest ma tahan öelda, seal kohvikus töötav inimene või barista või siis ettekandja või ta ei pea nuruma sult seda tippi. Taksojuht ei pea nuruma sult tippi mingite asjadest. Seal on garanteeritud ametiühingud, on nii kõvad seal. Sa teenid inimväärika raha tehtud tööst. Aga mis sa arvad, miks see Eestis on jäänud kuidagi toppama, et ma saan aru, et iga kord, kui räägitakse toiduainete hinnas, siis jõutakse ikkagi lõpuks selleni välja, et siin on nagu kaupmeeste ahnus. Mitte absoluutselt see, et maailma hinnad, elektri hind, gaasi hind, kütuse hind. Ja poetakse selle taha, et öeldakse, et meid on ju nii vähe, et meil umbes, et käive on nii pisikene ja nägid sa nüüd, ma käisin ju mingis liiklussaates ka. Ja seal esimene asi, millega abilinnapea hakkab ähvardama, kui ma ütlesin, et kuule, et miks meil on nii, ma toon ühe väikse näite, räpane linn, et kas me tõesti, meid on nii vähe siin, kas me ei saa neid asju korda kuidagi teha või kas me ei saaks nagu mõistlikult nagu asju lähetan. Ta ütles, aga kas sa tahad, Anu, et hakatakse makse tõstma? Ehk siis ta hakkab ähvardama sellega. See ei ole üldse seotud sellega, et me peame jälle mingeid makse tõstma. See, et su kodutänav on puhas. Ma võin selle luua ise ka kätte võtta ja maja esisse puhtaks pühkida. Aga see peaks meis kõigis olema. Vaat Soomes on see tunne, et ei ole niimoodi sinu maja, minu maja, sinu asjad, minu asjad, et kõik on kuidagi seal on see, et teeme ära, on nagu rohkem koos. Et inimesed on sotsiaalsed. Just, et me tahame, et meie kodu ümbrus oleks ilus. Siis ma mäletan, elasime sellises rajoonis ka seal Kaivopuistus. Me võtsime kõik, käärisime käised üles ja tegime kevadpuhastuse, suure puhastuse. Jõulude ajal tegime, kaunistasime seal ümberkaudseid asju ja puid ja tegime mingeid asju. Sa lähed appi. See on nagu natuke talgu korras, et kõik teeme kõigi hüvanguks, sellepärast, et me ju elame siin koos. Meil ei ole. Oi, see on minu maja, see on minu aed. Aja ise oma muru ära, vaata, mis seal nagu, et kui ma Soomes näen nagu mingit prügi maas inimene näeb või mingit asja, ma võtan selle automaatselt üles. Mul on siin ka see komme kusjuures. Ma lähen oma maja uksest välja, ma lähen oma mööda tänavat, keegi on visanud mingisuguse Coca-Cola purgi või mingi paberitüki või ninarätiku. Ma tõstan selle üles ja ma lähen viin selle prügikasti, sest ma ei taha, et minu maja esine või minu kodu tänav näeks roppi ja inetu välja. Ehk see on intelligentsi, see on harituse, see on sellise, see on juba kõrgem tase, milleni meie ei ole jõudnud. Ja kui sa räägid seda abilinna peale, siis ta ähvardab mind umbes sellise asjaga. Siis tuleb makse korraldada, tõsta või sina jalakäija kasi üldse maa alla. Või siis ta veel ütles, oi, et kui sa tahad, et selline asi oleks, et sa saaksid nautida tänavate ääres kohvikutes nagu ilusat ilma ja et sul oleks rohkem puid ja põõseid. Oi, siis me ei saa neid suuri Liivalaia ja Jõetänava neid magistraale ära kaotada. Siis me peame mitmetasandilised teed ehitama. Lihtsalt, kui raadio oleks näidanud,
näidanud pilti, me kõik olime seal ümber. See oli see Vikerraadio saade. Ja, me olime kõigil, suud olid lihtsalt karp lahti, silmad suured. Miks sa ähvardad meid? Miks sa ei ütle ja noor inimene, minust kordades noor, ülbus. See on arrogantsus ja ülbus. Kogu aeg oli nagu, et nii kui ma ütlesin midagi, et et võiks ju võtta kätte ja teha nii, siis oli, kohe tuli mingi ähvardus, aga siis me teeme niimoodi, aga siis juhtuvad sellised asjad sinuga. Ma mõtlesin, püha taevas. Miks sa teed nii? See on ju meie, siis ma ütlesingi lõpus, see on ju meie nunnu armas Tallinn. Ta ei ole nii meeletult suur. Me ei pea siin kõiki puid maha võtma. Me ei pea siin kõiki teid tegema 8-realiseks. Ta vaatas mulle täiesti tühjade silmadega otsa. Seal silmade taga oli ka tühi süda. Nüüd me peame kahjuks selle saate lõpetama, meil on aeg läbi. Ma lähen jumala kettasse. Ma tahaks seda Järvani teemat. Eelmine kord sa ajasid Kõlvartit Vardasse. Ma saan aru, et ja nägid Kõlvart pangutati ära. Kõlvart lendas toolilt ja ma ei saa aru, kauaks see Järvan nüüd jääb. Ma tõesti lootsin, kui Ossinovski tuli, et midagi muutub, aga kui ma neid kutte vaatan, siis vabandage väga. Millal sa saad ise võimu juurde? Linnapeaks, Tallinna linnapeaks. Miks mitte? Mõtle, kui palju meile Soome turiste tuleks. kui siin selle asemel, et kaevata terve sadam 8 aastaks üles, ma ei leia ükski päev enam trammi üles, et koju sõita. Lihtsalt ei käi ühtegi trammi. Kallikene saade on läbi, aga meil on kingitused ja siin kõik need kingitused, mida te näete siin laual, need lähevad meil ka loosi. Siin on minu lemmik Termamed nahahoolduskliinik. Seal on pediküüri sulle vist, seal oli väga huvitav kinkekaart sulle ka, aga see läheb ka loosi. See läheb loosi, see on selline koht, kus saab ka sõbrannaga minna, saab varbaid lobistada ja varsti saab ilmselt ka üks hetk võtta varbad paljaks isegi Tallinna-suguses linnas ja saab minna iluidülli. Lätsent Active on ja siin. Need on juustehooldusvahendid, mida siis ka loositakse välja ja sinu suur lemmik Charmande Cappuccini. Need on ka ilmselt asjad, mis aitavad saada kõhnemaks ja ilusamaks ja otse loomulikult. Minu suur lemmik. Ja siia on kirjutatud musi. Ma tahaks mingi muu. Mul on lakuvõrrud puhtuks. Kõik need sloganid, kus juures mõtlesin mina ise välja. Kassidel on pidu. Mis sul kassidega on? Ma olen kogu aeg arvanud, et sa oled koera inimene. Mul ongi koera inimene, aga ma ise olen kass. Ahah, need olen on tiiger. No jah, no aga kurnjau siis. Lööme tassid kokku. Lööme tassid kokku. Põmm. Yeah, she's a super girl. Hea tüdruk